Tere kõigile! Mina olen Merit Raju ja üks Enesearengu festivali Hea elu korraldajatest. See on minu selline südameasi, et inimestel oleks parem elu ja just sellise läbi enesearengu ja läbi teadlike valikute rohkem kui lihtsalt läbi meelelahutuse. Ja mul on väga-väga hea meel täna selle üle, et Kati Orav, kes on teadlik ritseldaja ja joonistaja ja tema õpetab meile või annab meile mingeid vihjeid ja niidiotsi, kuidas teadlikult kasutada ära seda festivali või mis tahes konverentsi, koolitust, sündmust või kas või perevestlust selleks, et teha teadlikult märkmeid, nii et sul ei oleks terve kaustiku täis neid märkmeid, vaid sa saad ühe pilguga kohe aru, mida sa oled sinna meenutamiseks endale kirja pannud või üles märkinud. Ja selleks, et seal tekiksid ka teistsugused seosed ja teistsugused ideed ja need läheksid ka ellu. Nii et väga-väga põnev 3 tunnike ootab meid ees. Ja Kati, kes sa oled, siis ma ütlesin teadlik ritseldaja, aga mis juhtus, et sa selleks said? Ja, tere ja aitäh, Merit! Kõigepealt võib-olla sellest, et meil on pandud siis väga ambitsioonikas pealkiri sellele veebiseminarile, aga tõesti võib seda oodata, et saab mõtteid, kuidas siis teadlikumalt olla selline kuulaja ja kuidas võib-olla juba enne seda festivali mõelda, et aga miks ma sinna üldse lähen. Kõigepealt ma tahaks ikkagi ka küsida teilt seda, et võite käega märku anda, et teid saab näha ka, kes on siin pildiga, et kui paljud teist tegelevad näiteks mingisuguse investeerimisega või mingi plaaniga, kas ütleme, käib jõusaalis või teeb mingit toitumisprogrammi. Kas on keegi? Ja näen, noogutatakse just. Ja kas mul on õigus, kui ma ütlen, et selleks, et siis teha see plaan, kas investeerimiseks või mingi tervisealane mõte, sul on mingisugune plaan loodud, milleks sa seda teed, sul on seatud mingisugune siht tegelikult, kus sa jõuda tahad ja siis sul on see strateegia loodud, sest muidu see ei toimiks. Aga kui tihti on hoopis niimoodi, et kui me läheme mõnele konverentsile, siis me tegelikult ei küsi endalt, et aga miks me sinna üldse läheme, mida me sealt saada tahame. Või kui me näiteks mingil veebiseminaril osaleme või festivalil käime, siis see, et mõelda see strateegia, et oota, et aga mis ma seal siis tegema pean, et ma tuleksin sealt ära ikkagi selle päris plaaniga. Ja kui mõnda aega tagasi siin Roland Tocco jagas ühte enda kirjutist, kus oli siis selline pealkiri, et teadmistest ei piisa, kui neid ei rakenda. Siis tegelikult see pealkiri panigi mind mõtlema selle üle, et aga kas oleks kuidagi ka võimalik juba nende teadmiste hankimise ajal teha midagi sellist, et see tegutsemine tuleks järgi märksa lihtsamalt. Ja sealt tekkiski see plaan, et aga tegelikult äkki on see tööriist, millega mina tegelen see, mida võiks julgemalt jagada ka sellises valguses. Nii et mina olen siis tõesti, olen Kati, kes tegeleb sellise teemaga nagu teadlik ritseldamine, visuaalne lihtsustamine. Ja võiks niimoodi öelda, et see on nagu hea laps, millel on mitu nime. Ehk siis nimetasin siin juba mõned ja öeldakse ka märkmete visandamine. Ja mina ise armastan tegelikult öelda joonistamine kui mõtlemise tööriist. Sellepärast, et tegelikult ükskõik, mis olukorda me elus läheme, olgu see siis, et me ise teeme mingit plaani või kuulame sedagi või oleme koostöös oma meeskonnaga, see kõik tahab mõtlemist. Et me nagu ei lülita oma aju välja, et nüüd ma lihtsalt olen siin. Ja sellepärast just see, et aga kui me siis teeme seda koostööd või kuulame kedagi, et kuidas see pliiat siis ikkagi appi võtta. Ja ma armastan ise viimasel ajal öelda ka sellist märksõna nagu ebatäiusliku joone maagia. Sest ma hakkasin ükskord mõtlema selle peale, et kuidas ma ise sattusin üldse sellesse valdkonda ja miks, siis võikski öelda, et mind võlus ära see, et kui ma siis tõmban selle oma ebatäiusliku joone, siis sellest saab alguse nii palju põnevat. Ja
ja võikski öelda, et et ma igapäevaselt siis tegelengi selle õpetamisega, selle uurimisega ja üha rohkem siis otsin selliseid erinevaid mõõti ka, et kuidas sa päriselt siis saaks inimesi erinevates eluvaldkondades aidata, siis hästi tihti arvatakse, et on siis ainult selleks, et kuulata ja teha märkmeid, aga tegelikult minu enda üks hästi suur kirg selle juures ongi just nimelt selliste tervikpiltide loomine, kus siis on juba peal see mingisugune terviksamm, et miks ma midagi üldse teen. Ja täna me puudutame siis teiega koos seda kõike, ehk siis seda märkmete tegemise osa ja seda teekonna osa. Ma ütlen veel seda ka, et olge meiega siis lõpuni, kes meil siin on, sest et me lõpus Meritiga loosime välja ka ühe minu e-kursuse, sest et selle vastu huvi tekib, siis on võimalik seda ka palju sügavamalt õppida, täitsa oma kodus niimoodi rahulikult läbi tehes ja kõik teised saavad ka siis ühe lingi, mille kaudu siis saate ühe põneva visuaali endale alla laadida, mida tulevikus miskite juba homme või täna õhtul kasutada. Nii et tasub siis olla meiega ja nüüd kõigepealt chatti kirjutada või anda käega siis märku, et kui paljud teist oskavad joonistada? Ja niimoodi jooksis. Aga siis ma küsin, aga kui paljud teist krisseldavad? Jaa, ma panen omal ka selle chati siia kõrvale, siis ma näen, kui keegi, et võite julgelt siis chati ka kirjutada, ehkki te ei pea seal nagu, ütleme, nii hullult aktiivsed olema, et parem keskendugi sellele kuulamisele, kui on käsi küsimus, siis saate sinna chati vastata või käega märku anda. Ja tegelikult see ongi see huvitav koht, et kui inimesed küsitakse, kas sa oskad joonistada, siis nad on väga tagasihoidlikud ja kui sa küsid, et aga krisseldamine, oi, krisseldada ma armastan. Ja siis mina ütleks, et pigem tekib siin see küsimus, et on ka mõistete erinevus, sest et seesama krisseldamine, mida sa teed, ongi tegelikult joonistamine. Aga need nii-öelda käärid tekivad sealt, et meile on jäänud lapsepõlvest mulje, ütleme siis koolis, kus nimetati joonistustundi tegelikult kunstiõpetuseks, on jäänud mulje, et joonistamine on midagi sellist, ütleme, kättesaamatust ja seotud siis kunstiga ja seda siis pigem ei oska. Et kuigi tegelikult kõik me oleme joonistajad. Ja kui nüüd mõelda selle peale, et kui laps sünnib ja tema üks esimesi selliseid eneseväljenduse tööriistu, et oma käega midagi näidata ja teha ongi tegelikult joonistamine. Ja isegi kui mõni teist mõtleb, et aga ma ei mäleta ennast joonistamas või et ma seda oleks armastamas, siis tegelikult ma arvan, et see oli nii, aga lihtsalt see mingisugune trauma siis koolist, et õpetaja näitas teistele, et näete, nii ei joonistata. Ja siis sa otsustasid, et sa püüd enda peast pigem selle ära. Ehkki võiks öelda, et tegelikult sa lapsepõlves ei joonistanud mitte selleks, et luua ilusat kunsti, vaid selleks, et tegelikult väljendada oma mõttemaailma, peegeldada oma tundeid, ümbritsevast aru saada. Ja siis tekib ju küsimus, et aga kui me läheme kooli, mis siis juhtub, et miks siis on niimoodi, et me enam edasi ei joonista seal teistes ainetes. Ja võiks öelda, et see on see, millega mina kõige rohkem tegelen ja õpetangi täiskasvanutele seda. Ja võiks öelda, et see lihtne joonistamine, mida mina õpetan, on täiesti teadlik tehnika. Ja selle juures, mis teie siin praegu näete, ei ole tegelikult mitte midagi sellist raketiteadust. Ja ma hakkan teile kohe seda näitama ka. Enne näitan veel sellise valmis joonistatud slaidi teile, natuke veel avada teile seda mõttemaailma ja saada natuke sellest krambist üle, et oi, et joonistamine ja ei tea, see ei ole võib-olla minule, siis tegelikult, kui me räägime sellisest enda keha liigutamisest, ma ütleme kas tervisespordist, et kes jookseb või kes teeb joogat selleks, et ennast hästi tunda, siis tegelikult võiks öelda, et see suur ring on siis see, kus me teeme siis enda kehale palli nii-öelda sellega, et hoida oma tervist.
ja mõned inimesed siis lihtsalt jooksevad natuke rohkem, natuke kiiremini ja lähevad olümpiale näiteks esindama siis meie riiki ja võiks öelda, et see siin on siis see profisport. Ja see kuidagi tundub väga loogiline, eks, et kõik me võime teha sporti, aga mõned lihtsalt teevad natuke rohkem. Aga joonistamisega on kuidagi tekkinud see arvamus, et see suur ring on justkui siis see kunst ja see joonistamine on see pisikene siin sees ja see on see, mis on nagu ainult privilegeeritud mingitele teistele inimestele ja ega siia suurde ringi ka kuidagi nagu ei hakanud trügima. Kuigi tegelikult, kui me mõtleks samamoodi, et see suur ring on hoopis see joonistamine, mõtlemise tööriistana ja see väike on siis siin see kunst, ehk siis mõned inimesed on hakanud seda joonistamist inimeseks olemisest põhioskust tegelikult rohkem kasutama ja teevad siis nagu imelist kunsti meie ümber, mis on ka väga oluline. Nii et kui natuke niimoodi mõelda, siis tegelikult me võiksime kõik ju joonistada täpselt nii, nagu me joonistame. Siis, kui see on sellel tasemel, nagu ma 5-aastasena joonistasin. Kas ma teen seda mõtlemiseks, mitte kunstiks ilusa pildi loomiseks. Ja mõnikord inimesed muidugi ütlevad niimoodi, et nüüd kui vastata küsimusele Meritile, esimese küsimuse, kuidas ma selle sisse sattusin, siis mõnikord on mulle öeldud, et mis sinul viga siin, eks ju, et vehid oma joonistustega, et sa oled kindlasti kunstikoolis käinud ja kunstitaustaga inimene. Siis minu lugu on tegelikult see, et kui ma natuke rohkem kui 7 aastat tagasi sain kursse sellele koolitusele, tulid taanlased Eestisse seda koolitust tegema, siis minu esimene mõte oli, et see pole küll mulle, mina ei oska joonistada. Ja ma hiljuti leidsin veel kirjavahetuse selle koolituse korraldajaga, kus ma olin 12 kirja kirjutanud, kus ma kogu aeg tõin vabanduseks, et mul on ikka teine poeg veel liiga väike ja ma ei saa ikka tulla ja ma nägin, kuidas ma kogu aeg proovisin ennast ära viilida sealt koolitusel. Aga siis lõpuks korraldaja tegi kõik see, et no sa tuled, laps saab, sa võid teda seal imetada. Kõik asjad olid justkui nagu pandud paika selleks, et ei, sa pead tulema. Ja eks ma läksin siis sellise väga suure hirmuga hingest sellepärast, et ma arvasin, et öeldi küll, et ei pea oskama joonistada, kindlasti on kohal kõik, kes oskavad. Aga kui ma sinna siis läksin, selgus, et polnud sugugi niimoodi. Kõik arvasid täpselt samamoodi. Isegi kui mulle tundus, et kõigi teiste joonistamine on palju täiskasvanulikum ja mina ikka olen seal 6-7 vanuse kuskil piirimail, eks ju. Aga kuidas ma saingi paremini joonistada, kui see oli vanus, kui ma olin võib-olla lõpetanud selle joonistamise. Nii et see ongi see, et me saagi endast oodata ju mingit oskust, mida me pole arendanud. Siis on ka see küsimus, et kui paljud teist ei ole rahul näiteks oma käekirjaga. Et on selline vaatad vahel, jah, et ei saa ise ka aru, eks ju, mida ma kirjutasin. Aga ometi te ei ole lõpetanud kirjutamist. Või kui paljudel näiteks ei olnud matemaatika koolis selline lemmikstund, eks ju, aga kui poodi lähed ja pead sente arvutama, siis sa ei ütle ju müüjale, et stopp, mul oli matemaatika 3, mina siin ei arvuta. Ikka ju arvutad. Ja näe, aga joonistamisega on siis ikkagi tekkinud see tunne, et meil on ka mõned teised oskusained sellised, kus on nii, et kõva häälega ise laulab küll, aga kui keegi ruumi tuleb, siis jääb igaks juhuks vait, eks ju, et selline paralleel, eks ju ka selle nii-öelda laulmisega ja see oskus, et tegelikult ma võin laulda, kuidas ma soovin. Aga joonistamise juures on siis tegelikult ime lihtne seda õppida ja kui mina siis avastasin, et see on täiesti puhtalt tehnika, siis saigi nii, et ma lihtsalt armusin sellest ära ja hakkasin seda igal võimalikul hetkel kasutama ja lõpuks siis nii palju, et otsustasin, et aga ma jagan siis seda teadmist teistele ka. Ja nüüd ongi see koht, kus võtke oma paberid ja pliiatsid välja. Ükskõik siis on see pastaka, ükskõik missugune pliiat. Ja ma näitan kõigepealt selle tehnika ära teile, kiired sellised mõned võtted ja siis ka jälle saame sellesse süveneda, et aga kuidas see puudutab siis seda kuulamist ja seda strateegia loomist. Kõigepealt näitan, et hästi kiirelt saab inimest joonistada nii, kui sa teed ühe O ja selle O alla teed tagurpidi U. Ja nagu näha, siin on meil inimese pea, inimese keha, teeme talle ka 2 silma, teeme talle suu. Ja nüüd on meil siin üks inimene ja tegelikult me saaksime siia kõrvale ka kirjutada, et kellega on tegu.
ma näitan teksti välja teile selliste kriipsudega, sest kui me hakkaks seda teksti siin looma, siis läheks meil kuni festivalini välja see webinar. Ja saaks juurde kirjutada, aga miks ma kogu aeg teile ka näitan seda teksti osa, ongi just nimelt see, et visuaalne lihtsustamine, teadlik kriipseldamine on sõnade, piltide, sümbolite, kujundite koostöö. Ehk siis need tegelikult ei kao sõnad kuhugi, aga need sõnad tulevad ka lihtsustatud vormis, mitte sellised pikad laused ja traktaadid sinna. Ja nad on ka hoopis teistmoodi kujundatud kui lihtsalt lineaarne tekst. Nii et siin on meil inimene. Nüüd me tahaks selle inimese kohta võib-olla midagi kirjutada veel või kus ta asub. Ma teen ühe sellise poolkaare alla, tõmban kriipsud ja siia sisse saaks näiteks kirjutada veel midagi tema kohta, et kus ta hetkel on või mis sõnumiga ta tuleb rääkima. Siis kui me tahaks panna selle inimese millegi üle mõtlema või võib-olla nii, et festivalil jagab inimene mingisugustest unistustest midagi, siis me tahaksime teha siia sellise mõttemulli. Mõttemull siis tuleb peast, läheb üha suuremaks, kuni nii suureks, et me saame siia siis mingisuguse mõtte kirjutada. Ja siis on see, et see inimene räägib, võib-olla annab ütleb mingi hea sõnumi, mida sa tahad üles kirjutada. Sa kirjutad siia selle sõnumi ja tõmbad hoopis jutumulli siia ümber, et endale nii-öelda siis kinnistada, et see on midagi, mida tema ütles meile. Ja juba näete, et siin tegelikult tekkis selline vahva pilt, et keegi kuskil midagi mõtleb, midagi räägib ja on lühendatud siis seda, et kui ma kirjutaksin selle teksti ainult sellisena, siis esiteks juba igav. Siin ei ole mingit emotsiooni, siin on lihtsalt see informatsioon, aga siin peal juba mul tekib see tunne, et see keegi rääkis, mul tekib see, et tegelikkuses need samad konteinerid siis siin, neid nimetatakse konteineriteks ehk kõik, kuhu me saame siis info sisse kirjutada, need samad konteinerid on mingis mõttes ka sellised päästikud meie peas, mis hakkavad siis aitama meil teatud informatsiooni meelde jätta. No mis me veel saame teha on see, et me saame veel noppida siia ümber mingisugust informatsiooni, mida ta jagab, mis mõtteid meil see tekitab. Panen näiteks, teen talle sellise raami ümber ja teen siia 2 kolmnurka juurde. Ja näete justkui selline ära murtud paberileht, tehti selline 3D tunnel, justkui tahaks siia taha nüüd vaadata või selle lehe siis kaasa. Siis võib ka nii, et jälle kirjutan siia selle mõtte, teen ümber siis jälle ühe 4 nurga, teen siia alla 3 nurga ja siis sellise siksaki, et just oleks maa siis selline muru sisse löödud ja jällegi tekib selline 3D tunne. Et need on sellised pisikesed väikesed võtted, mida siis kasutada. Ja võiks niimoodi öelda, et siin pildi peal on nüüd koos visuaalse lihtsustamise 5 grupi põhielemendid, kus kasutatakse siis inimesi, mingeid aluseid, mingeid jutu või mõttemulle, mingisuguseid raame ja mingisuguseid selliseid pilte või teeviitasid. Ja nendega tegelikult hakatakse siis kombineerima neid oma erinevaid märkmeid. Ja kui nüüd võtta siis see tühi leht uuesti ja rääkida siis sellest, et aga kui ma olen seal enesearengu festivalis, siis võimalus ongi tõesti see, et ma panen sinna keskele selle inimese, kes tuleb rääkima. No esimesena tulebki kirjutame siia Merit Raju. Ja tegelikult võib sinu märkmetes Merit vabalt selline välja näha. Kuigi me teame päris elu teksti, kui kena ta on ja mis värvi juuksed kõik seda. Aga sa ei saa ju öelda festivalil, stopp Merit, ära praegu edasi räägi, ma alles joonistan sind. Ehk siis sul on vaja ju see märkmed saada, et teha selle ajases, kui tema räägib ja tegelikkuses ei ole see üldse oluline, milline ta välja näeb, vaid see, mis sõnumit ta sulle edastab, mida sina sealt nüüd kuuled. Ja mis on siis vahe selles, kui sa ei tee siis märkmeid niimoodi lineaarsel viisil, tegelikult vasakult paremale, eks ma tõmban praegu mugavalt, et niimoodi vasakult paremale kirjutades on see, et nagu oli see, et siin ei ole emotsiooni ja tegelikult niimoodi märkmeid tehes kippusta minema liiga detailseks, panema siis neid mõtteid kirja sellisena, et sa pärast ka tegelikult
panevad siis tegutsema. Aga kui sa hakkad siis niimoodi noppima, et nopid neid mõtteid, teed näiteks ühe jutumulli ümber, nopid teise mõtte, teed hoopis sellise kandilise jutumulli, kuigi neid ei pea üldse tegema nagu erinevalt. Võtadki need samad, mis me täna õppisime ja hakkad nendega mängima, sest tegelikult niikuinii iga kord tuleb see märkme tegemine sul omamoodi välja. Siis tuleb võib-olla välja, et siis ta jagas selle mõtte ja tegelikult siit sain ma praegu idee, et teha midagi sellist. Ja paned endale siia, see on siin nüüd maagisse löödud, see on nüüd see idee, mis ma nüüd praegu sellest mõttest sain. Ehk siis sa tegelikult oled kogu aeg selle kuulajaga kaasas läbi oma loovuse. See variant siin ei anna tegelikult võimalust loovuseks ja tegelikult see variant ka ei tekita õppimist. Väga tihti siia nüüd vahele öelda siis visuaalset lihtsustamist, mis ma kuulen väga tihti, on see, et inimesed hakkavad mulle kohe rääkima. Oi jaa, mina olen väga visuaalne õppija, et nad hakkavad rääkima nendest õppistiilidest. Õppinud natukene seda hariduse teemat Tartu Ülikoolis, siis võib öelda ka niimoodi, et tegelikult õppistiilid on nüüd. Et see ei ole päris niimoodi, et me oleme nüüd auditiivsed või kinesteetilised ja tegelikkuses on kõige õigem see, kui meil on õppimisse kaasatud kõik meeled. Ja märkmete tegemine võimaldab tegelikult seda, et ma kuulen, ma teen nähtavaks, ma kasutan oma kätt selleks, et siis toon seda liikumist siia sisse, et kasutan kõike, mis ma saan siis tegelikult sellel hetkel, kui ma seal istun ja kuulen. Aga väga tihti ka, mis neid õpistiile on kasutatud, on olnud see, et tegelikult kasutatakse info pähe õppimist. Ehk alati see, kui on lapsel midagi vaja pähe õppida, on siis öelnud õpetajad näiteks, et mine siis kõnni koridori peal, et sulle jääb paremini meelde või kirjuta läbi, jääb paremini meelde või loe sisse ja kuula. Aga kui me praegu mõtleme siis sellele, et esiteks õppimine ei ole ammu enam pähe tuupimine. Õppimine on seoste loomine. Samamoodi on loovusseoste loomine. Erinevus on lihtsalt selles, et kui ma õpin, siis ma loon neid seoseid, võttes selle, mis ma nüüd kuulen, sidudes sellega, mis ma juba tean, et jätta meelde ja mõista. Loovus on see seoste loomine, et kui ma siis võtan need asjad, mis ma näen ja loon nendest midagi täiesti. See on siis selline nii-öelda, võiks öelda, nad on sarnased protsessid, aga need tulemused on siis erinevad. Ja kui me siis teeme märkmeid sellisel viisil, siis me ei näe siin neid seoseid, me ei näe seda suurt pilti. Aga hakates oma märkmeid siis oma paberi peal niimoodi, ütleme siis lugusikul viisil võib-olla kuidagi seostama, siis tegelikult juba siin saan hakata seda emotsiooni nägema ja niimoodi nooltega mängima. No näiteks võib-olla siis tõmban siia, tekib mingisugune idee, teen siia sellise raami ümber. No ja panen hoopis nõeltega niimoodi kinni. Et jällegi, et saad natuke mängida, et on ka koht, kus saad ringi vaadata ka internetis, kui sul on huvi, et natuke neid elementide pagaseid enda suurendada. Aga siin ma ütleks seda, et alusta kõigepealt tõesti endale kätte saanud selliste heade elementidega, need samad näiteks, mis me täna läbi tegime ja harjuta neid teha, sellepärast, et kui sa esialgu hakkad mõtlema, et ma tahan võimalikult nagu laialdaselt joonistada, et mu märkmed näeks erinevad välja, siis nad näevad nii erinevad välja, sest need tekstid on alati erinevad. Aga kui sa hakkad kohe rõhku panema selle visuaalsuse kasvatamisele, siis sa pigem lööd käega, et kuidas see pagas saabki küll hetkel olla, siis ei ole seda veel tekitanud. Ehk siis tegelikult iga uus asi tahab ju harjumist, õppimist ja pigem siis tõesti lihtsalt vaikselt niimoodi vaadata, et kui kasutad juba neid mingeid elemente, sul on nende vastu rohkem huvi, siis hakkad vaikselt seda pagasit kasvatama. Nüüd mõni võib küsida, et me räägime visuaalsest lihtsustamisest. Mitte lõputab, nüüd nägin. Ma panen selle siia tagasi. See tõmbas mul seda vabandust. Nüüd sai vist korda. Ehk siis, ahah, jaa, et paljud küsivad võib-olla või mõtlete nüüd oma peas,
Kati, et aga me räägime visuaalsest lihtsustamiseks, visuaalsus, tekib tunne, et need on sümbolid, pildid, aga siin hetkel on just ainult mingid elemendid. Ja see on ka üks selline väike tritt visuaalse lihtsustamise juures, miks ta on nii kättesaadav ja nii lihtne, sest et kohe alguses ei pea hakkama rõhku panema sümbolitele. Et kui sa alguses hakkadki oma märkmeid tegema nende elementidega, mis on hästi lihtsalt luua, läbi raamide, läbi kolmiga, läbi ringi, siis üks hetk saab see käsi kindlamaks ja tekib huvi ja siis saad hakata mõtlema, aga kasutada äkki mingi sümbolit ka kuskil. Ja selleks on samamoodi, et sa saad oma seda sümboli pagasit hakata ise siis suurendama, kui sul tekib huvi, et ma tahaks tegelikult vaatad oma märkmeid ja mõtled, siia tahaks näiteks veepirni teha, siia tahaks mingi raamatu teha ja võtan korraks üldsegi mikrofoni ära. Kas niimoodi on kuulda? Ja, isegi paremini. Ja. Tee praegu nii siis, jah. Muidu krobised hästi palju su juuksed ja riided ja niimoodi, sest et sa oled eestlaslik esineja on ju, sa liigutad ka. Jaa, muidugi. Kas nüüd on paremini? No siis ma tean, sest et jah, see on selline ka veel, mis liigub siin, eks ju. Et tavaliselt ma olengi teinud ilma mikrofonita, aga ma jäin mõtlema, et äkki on täna hea see, et kui me proovime. Aga loodetavasti oli kõik ilusti kuulda. Et kes ei kuulnud hästi, helistab mulle homme ja siis ma räägin üle. Aga just, et see, et kui sa siis näiteks teed neid märkmeid ja siis sa vaatad peale ja mõtled, et tahaks siia ideepirni teha või tahaks siia pliiatsit joonistada või et raamat on asi, mida mulle meeldiks õppida joonistama, siis sa saadki ju internetis tänapäeval imeline koht, lihtsalt guugeldad inglise keeles muidugi kõige parem, aga ma näitan paar sellist nippi teile, et näiteks ideepirni joonistades joonistad ühe O, joonistad tagurpidi U, teed siia Z-i, teed siia M-i ja ongi ideepirn. Või näiteks raamatut joonistades tõmban selle kriipsu, siis teen sellised poolkaared sellest kriipsust niimoodi välja ja ühendan need poolkaared omavahel ära. Ja ongi tegelikult nagu raamat. Me täna ei keskendu nende sümbolite tegemisele, sellepärast, et meil varsti juba saab webinari aeg täis, aga et nende kahe pildi pealt anda teile see idee, et kui sa siis neid sümboleid ise tahaks endal arendada ja vaadata, siis tegelikkuses otsi internetist ja vaata selle lihtsuse taha. Jäta kõik detailid ära. Sest kui me räägime märkmete tegemisel, et me lihtsustame ja me lihtsustame neid sõnu, neid märksõnu, siis mis on siis asja mõte, kui meil seda joonistamist seal tohutult nagu ideaalseks ja selliseks detailseks teeme. Nii, ja kui me nüüd räägime sellest veel, et seal enesearengu festivalile minnes, mõtled siis kõigepealt kodus läbigi selle, et kuidas ma siis võiksin neid märkmeid teha. Vaatad üle, et näiteks Kati siin kasutas valget paberit, Katil on must marker, võib täiesti osta näiteks musta tintelpenni, et siis kui sul on, ma korraks keeran siia tagasi, sest kui sul on must tintelpenn, siis see võimaldab sul natukene värviga mingit nüanssi juurde tuua, et samal ajal, kui sa kuulad, siis eks ju paljudel on selline komme niimoodi kritseldada kuulamise ajal, siis sina saad juba teadlikult kritseldada, ehk siis näiteks üks värv on kaasas ja samal ajal, siis kui seal Merit meile räägib, siis sina kuulad, kaunistad seda oma pilti, aga tegelikkuses hoiad siis fookust, oled kohal ja siis saad jälle mingi mõtte, siis paned selle mõtte kirja, teed talle mingisuguse raami ümber ja niimoodi siis hakkad neid märkmeid looma. Kõige parem viis oma märkmeid teha ongi tegelikult siis sellises mõttekaardi stiilis, aga sa võid ka planeerida sellisel viisil, et kui sul on siis see rääkija siin keskel, sa võid neid aluseid erinevalt kasutada, siis näiteks kuidas mina teen on ka see, et ma ikkagi nagu
jaotan mõttes omal paberi kuidagi ära, sest et ma näiteks tean, et kui ma lähen kuhugi kuulama, siis üks asi, mida ma alati tahan, on see, et ma tahan noppida häid ideid. On see, et ma saan võib-olla lihtsalt mingisugust infot, no mingi asja kohta, et see ei tekita, et ideed on pigem see koht siis, ütleme, mis mul endal tekivad seda kuuldes. Siis on see, et see info on see, mida teine jagab. Siis on ka see, et võib-olla panen siis oma selle nii-öelda oma kirg, ehk kui ma kuulen, et ta räägib midagi, mis seostub siis minu asjaga ja ma tahaksin siis selle kohta mingid mõtted kirja panna. Ja siis näiteks on mingi koht, kus on siis hoopis näiteks tegutsemine. Ehk siis ma saan siit mingeid häid praktikaid, mida võiks teha. Et on ka siis see võimalus, et sa mitte ei lähe lihtsalt nii, et paned selle keskele ja hakkad sinna ümber lihtsalt koguma, vaid sul on ka mingisugune plaan, et sa tead, et mis stiilis infot sa tahaksid siis koguda. Ja tegelikult see aitab hästi palju hiljem oma märkmetele peale vaadata, et nagu meelde jätta. Et näiteks ülikoolis oli hästi tihti see, et siis ma pärast läksin ja tegelikult ma trükkisin teatud failidesse asjad ära. Et ma üldse ei ole arvutivastane või ma armastan Exceli tabelit näiteks, aga lihtsalt on hetki, kus ei saa Exceli tabeliga nagu mõelda või mingitele loovatele ideedele jõuda. Ja mis siis edasi teha? Kui see, et nüüd ma teen seal enesearengu festivalil nüüd neid märkmeid, eks ju, hästi teadlikult ja noppin ja kasutan siis kõiki neid elemente, mida Kati siis õpetas, mingid jutu ja mõttemullid, mingisugused raamid, mingisugused teeviidad, siis võib-olla siit kuskilt seostan kuskil midagi veel omavahel, siis kuidas sellest siis ikkagi ka sellist tegutsemist teha, on see, et meil on võimalik siis neid samu elemente kasutades luua endale selliseid teekonnapilte. Selleks kasutan mina siin korraks nüüd ühte natuke suuremat paberit. Panen siia laiupidi. Teie võite ka omal paberil, kui teil nüüd võimalik on keerata paberi siis laiupidi ette. Sellepärast, et väga tihti, kui me planeerime midagi, siis ongi see, et me planeerime selle tegevuse vasakult paremale. Kuna meie oma lääne kultuuriruumis me loeme ju vasakult paremale ja ülevalt alla, siis ongi tihti see, et siia kuskile me kirjutame siis, et miks ma üldse tahan midagi teha või saavutada. Näete, teen siia selle jutumulli. Siia jutumulli taha niimoodi natukene siis peitu. Jälle teen selle, mis me juba õppisime kolmnurkadega ja kirjutan siia peale mis. Kirjutame need ära, joonistame ära, siis natuke saab veel peale vaadata. Nüüd, kui need miks ja mis on siia ära tehtud, siis ma teen siia taha ühe sellise silmapiiri. Ja miks ma teen siia praegu hiljem selle, sest et kui ma oleks kohe ära teinud, siis oleks ta jäänud siia neile peale segama seda, et mis ma siia kirjutada siis tahan. Siis ma saan siia ennast joonistada. Ja nüüd lähtuvalt sellest, et miks ma tahan endas mingit muutust teha. See võib ka olla see, et sa saad sealt ideed. Ma tahan oma suhet parandada näiteks. Miks ma tahan seda suhet parandada? Ja mis siis hetkel on see, mis on see kitsaskoht siis, mis ma tahan teha? Või on see investeerimine, et ma tahaksin hakata rohkem raha säästma, sellepärast, et ma tahan tunda, et mul ei ole iga kuu lõpus niimoodi, et jälle, eks ju, on see null seal ees. Ja siis ma teen endale plaani. Näete, teeme siis siia, et kuhu ma jõuda siis tahan. Teen sellise nii-öelda selle tulemuse ära. Ja üks võimalus siis, kui on see, et sa oled siia siis arutlenud natukene seda, et miks ja mis sa üldse teha tahad, siis on see üks võimalus, et sa saad siin siis natukene küsida endalt, et aga kus ma siis täna olen? Et kuidas siis on, et ma ikkagi üldse siis ei ole rahul selle olukorraga ja mis see põhjus on? Ja kui tegelikult on need asjad ära tehtud, et miks ma tahan muutust, mis muutust ma tahan, mis on see minu visioon ja kus ma olen, siis on see koht, kus nüüd saaks hakata seda siis planeerima. Ehk siis siia keskele teha sellise toreda teeraja, kus siis on nüüd see, no võiks öelda see strateegia, need sammud, see tegutsemine.
ja hästi tihti on see, et kui inimesed teevad selliseid plaane niimoodi lineaarsel viisil, jätan selle siia ka, niimoodi lineaarsel viisil, siis selle viga ongi siis see, et me ei näe tegelikult siin seda seost asjade vahel ja me ei näe ka seda emotsiooni, mis tekib siin pildil, kus me oleme sellel maastikul, oma muutuste maastikul, oma enesearengu maastikul ja tahame siis seda kuidagi ellu viia. Nii et kui me siis mõtleme sellele, et me tegime seal enesearengu festivalil märkmeid, me saime sealt mingi hea mõtte, millega edasi tegutseda, siis tegelikult pausi ajal või õhtul või järgmine päev tasuks siis teha nii, et sa vaatad need märkmed üle, võtad sealt selle, millega sa tahad hakata tegutsema ja teed valmis sellise lihtsa plaani, et aga kuidas ma siis hakkan selleni jõudma. Ehk kohe viid selle teadmise siis nii-öelda esimese hooga praktikasse sellega, et teed selle plaani. Sest öeldakse, et kui on olemas juba plaan, eriti kui see on pandud seina peale, siis see liikumine sinna suunda on eriti võimas. Mul on siin üks hea lugu tuua, mida ma tohin sellepärast jagada, et see naisterahvas ütles niimoodi, et Katja, et ma võin ka tulla ja kogu aeg rääkida seda igal pool, kus vaja. Mul oli ükskord üks selline naiste seminar. Huvitav oli veel see, et seal joodi veini, see oli selline tore olemine, eks ju, suusalaager natukene ja mina veel mõtlesin, et ei tea, mis sellest seminarist välja võib tulla, kui kõik on sellises vabas olekus. Tavaliselt ma olen harjunud, et ikka sellised töised kohtumised on. Ja siis, kui oli see koht, et hakati siis tegema sellist pilti, et oma nii-öelda mingisugust plaani, siis ütles üks naisterahvas, et ma ei teagi, et mul ei olegi nagu midagi tööalaselt vist planeerida, aga 10 kilo võiks küll alla võtta. Ja siis muidugi kõik naised läksid sellega kaasa, sest jaanuar oli ja kes ei tahaks jaanuari alguses sellist lubadust endale anda. Ja siis tegid nad seal need plaanid ja läksime siis laiali ja aasta pärast siis see naine, kes kutsus sellele seminaril, ütles, et Kati, kas sa mäletad, Tiia tegi seal plaani 10 kilo kergem. Ta ongi nüüd 10 kilo kergem ja räägib kõigile, et lihtne joonistamine aitas tal kaalu langetada. Ja muidugi tore oli kuulda sellist lugu ja siis läks veel pool aastat mööda, kui ma olin siis ühel üritusel Tartus, kus tuli minu juurde üks naisterahvas, ütles, et Kati, ma tahan sind tänada, sa oled suurim visionäär, keda ma elus näinud olen, tänu sinule ma olen 15 kilo kergem. Ja siis ma sain aru, et see on seesama Tiia, kes siis tegi selle plaani ja siis ta rääkis ka seda, et jah, et tegelikult oli ikkagi võti ka selles, et ta tõesti pani selle seinale ja hakkas päriselt seda ka otse nagu täitma. Et mitte ainult siis see, et ta tegi valmis ära, sest elus ikka ju asjad muutuvad, et ta sai pidevalt ikkagi monitoorida. Ja see ongi siis see, mida mina tahaks nagu mõttega teile kaasa anda, et kui sa saad selle enesearengu festivalil, siis häid ideid, noppi neid mõtteid sellisel viisil, et nad panevad sind loovalt kaasa mõtlema, ideede peale tulema. Uskuge mind, et te märkate, kui te teete märkmeid teistmoodi kui nii. See lihtsalt iseenesest hakkab tekkima. Üldse ära näe vaeva siis selle joonistamise poolega. Tegele siis nende elementidega. Ja siis, kui sa sead sealt selle mingi momendi selle, see on see samm või see on see hetk, kus ma pean tegutsema hakkama, siis kasuta seda tehnikat. Ja loomulikult siin lõpeb minu võim sellega, et kui kaugele te selle tehnikaga ise siis lähete, eks ju, ja kuidas te siis ka lõpuks tegutsete. Aga minu kogemus näitab, et ikkagi, kui juba on sellised asjad loodud, siis tuleb see tegutsemine ka palju lihtsamalt järgi. Nii, kas äkki keegi nüüd tahab midagi küsida? Teeme vaba mikrofoni. Küsige julgelt. Ma mõtlesin tegelikult küsida, et festivalil sa ju teed ka märkmeid ja me kõik teeme märkmeid ja ma olin ka nüüd tubli ja tegin siin ka oma plänni. Et mida sa festivalil teed? Ja, kõigepealt ma tahan siin öelda kohe tänusõnad Meritile ja Rolandile, et nad annavad sellise võimaluse
see on ka nagu minu enesearengu võimalus seal koha peal, et kui tavaliselt kutsutakse näiteks visuaalne lihtsustaja kuskile konverentsile selleks, et tema seal kuulab ja joonistab sellest siis pildi, mis tema kuuleb, siis seal on sellised kaks nüanssi, et see visuaalne lihtsustaja siis kas nopib ainult siis sellise informatiivse pildi või siis nopib, kui ta seda nopib endast lähtuvalt, siis on ju see väga subjektiivne, sellepärast et tema saab ainult võtta informatsiooni sellest, mis temal siin peas on. Ja mina hakkasin mõtlema, et aga kui oleks võimalik luua festivalidel, konverentsidel pilte, kus me teeme ühist noppimist, ehk siis see, milline see pilt tuleb, see sisend tuleb osalejatelt. Nii et mina siis olen Enesearengu festivalil seda katsetamas, et kuidas saada niimoodi, et kui sisend tuleb osalejatelt, et mida tema kuulis, mida Merit rääkis või mida Roland rääkis, mis idee ta Mihkelilt sai või mis hea mõte siis tuli Ingalt, eks ju, et neid märksõnu minule tuua või siis ütleme sotsiaalmeedia kaudu jagada ja siis mina võtan need märksõnad ja loon nendest seda pilti. Ehk siis, kes te täna siin kõik olete ja kui teile tuleb siis sõbrad ka sinna festivalile, siis ma tõesti palun, et aidake sellele kaasa luua. Kui on paus, tõusete korra püsti, tulete minult mööda, siis mina küsin teilt võib-olla märksõna, et mis sa siit praegu kuulsid või mis sa siit endaga kaasa võtad. Võib-olla see on mingi hea sõna, mis sa tahad esinejale edasi öelda, et see on ka selline armastuse jagamise koht ja kõige lihtsam viis muidugi, kuna seal on teil hästi tihe programm, eks ju, ainult 5 minutit on seal pausid, siis meil on selline hashtag. Mis meil see hashtag oli? Enesearengu festival. Noh, väga lihtne, eks ju. Enesearengu festival. Et kui sa siis seal kuulad, siis miks mitte jagada Facebookis või Instagramis siis selle hashtagiga seda oma mõtet, mis sa sellelt kuulajalt sealt said, et mina siis saan ka natukene jälgida ja sealt võtta. Ja loomulikult, kui sa teed neid märkmeid sellisel viisil, siis sa võid ju need ka pildistada ja meiega jagada. Aga et seda ei ole, et sa peaksid mõtlema, et oi, ma pean Katile nüüd äkki mingi sümboliga seda tegema. Ei, piisab täiesti märksõnast või lühilausest. Et küll mina siis sätin nad seal sellisel viisil kõik kokku. Et jah, nii et me oleme seda proovimas ja vaatame, kuidas see seal välja tuleb. Jaa, väga-väga põnev, sest see ongi selline koosloomine või selline ühislooming, mida me ette ei tea, mis sealt välja koorub ja samas saab sinna hästi erinevad, igaüks ju kuulab läbi oma prisma, läbi oma eesmärkide, oma huvide, oma konteksti, oma teadmiste tausta, et siis mis sinna sõelale jääb nagu kollektiivselt, et see on päris huvitav vaadata, et mis sigri-migri või hästi selge asi sealt välja tuleb. Ja vahel on ka siis see, et sa nagu avastad võib-olla, et vau, et tema sai sellise mõtte, et kuidas mul see kuulamata jäi ja siis nagu, et muidugi, et ma tahaks ka hoopis sellise ideega veel tegeleda või mul on ka see koht, millega enesearengus nagu veel on võimalik tegeleda. Nii et jah, et kui see oleks ainult minu nopitud, siis oleks seal ainult sellised minupoolne vaade, eks ju. Ja vaatame siis, kuidas, kas meil tekib selline ühine pilt, et kuidas me siis ja kõik, kes siis salvestust järgi kuulavad, siis tõesti ka teile see palve, et olge aktiivsed kuulajad, olge aktiivsed jagajad ja uskuge mind, kui te teete ka märkmeid sellisel teistsugusel viisil, siis teil jääb aega selleks. Et ei ole enam trükimasinad, kes peavad kõik kirja saama, vaid te hakkate selekteerivalt juba kuulama ja panete ainult märksõna kirja ja see tegelikult läheb märksa lihtsamalt ja kiiremalt. Väga äge. Just, et see joonistamine, kui minul sai kirja joonistamine kui mõtlemise tööriist. Ja siis, kui sa rääkisid sellest 4 sektorist, et mis on see sinu kirg, mis sa siia tavaliselt kirjutad endal? Eks see muidugi oleneb ka sellest, mille kohta ma seda pilti siis teen, eks ju. No ütle oma 10 kirge. Oi, nüüd sa paned nüüd kohe nii sellisesse, et ma võiks öelda, et minu kirg on ikkagi oma oskusega siis inimesi toetada. Minu suur kirg on tegelikult muuta haridust, et see tehnika saaks osaks meie kooliharidusest, et kõik õpetajad oskaks seda kasutada ja läbi selle meie lapsed, et ei peaks täiskasvanuid kunagi enam õpetama
kasutada joonistamist Väga hea. mõttetööriistana. No siis on mul veel igasuguseid kirgi nagu Agatha Christie kirjanikuna ja jooksmine igal hommikul ja oma perekond ja eneseareng on ka ikkagi selline väga suur kirg, sest et läbi selle ju oled siis ka, ütleme, parem maailma muutja. Aga nüüd su selja taga on ja teised võivad ka küsida, on ju, palun küsige ka julgelt, et su selja taga on selline plakat, on ju, kus ei ole selles mõttes kirjutatud midagi sisulist, aga kas sul on midagi sellist praegu enda toas või kusagil elu sees ka? Et on sul mõni selline kuhu sa praegu teel oled konkreetselt? Tegelikult mul on endal praegu tehtud seina peale selline suve kohta, et mul on küll visioonipildid on selle koha pealt, eks ju, et kui ma tahan raamatu valmis teha, siis et see raamat on mul välja prindituna, see nii-öelda tema kaas on, eks ju, seal seina peal ja siis ma teengi niimoodi, et ma teen siis kas iga asja kohta eraldi visuaali. Praegu on siis suve kohta, et mis on siis see, et kui ma tahan, et ma septembris ütlen, et suvi oli mõnus, et mis siis on see, mis ma tahan seal teha ja kuna ma praegu oma toas ei ole, siis ma ei saa näidata, aga lihtsalt, et näidata ühte sellist valmisvisuaali on ka see, et mul on visuaal ka selline tehtud teerada nagu enda kohta. Siin on ka peal see minu missioon ja kirg, et näiteks ükskord, kui esinesin noortele, siis otsustasin, et aga ma esinengi läbi sellise visuaali ja siis see jäigi mul selliseks toredaks näidiseks, et kus peal siis see, et kuidas see rada läheb siis, et jõuda üks hetk nende selle mõtestatud õppimise ja kõigeni. Et see on mul praegu siin niimoodi otse näidata. Imeline ja väga-väga äge. Mina olen joonistanud veel palju lihtsustatumaid variante või sellist nagu spiraali lihtsalt, et ja, aga nüüd ma näen, kuidas veel saab teha, et seda on väga tore vaadata. Küsige julgelt ka, sest et Katil on ju veel midagi tagataskus nii-öelda, mida me loosime. Jaa, ehk siis alguses ütlesin välja, et mul on olemas ka e-kursus ja e-kursus siis tegelikult viibki sellesse maailma natukene sügavamalt ja see on selline 6 moodulist koosnev, seal on siis videod on sellised umbes 20 minutit ja siis saab harjutused teha, saad seal töölehed alla laadida, kõik saad ise kodus omas tempos teha, et ma tean tagasisidena öeldakse, et tehakse koos lastega, tekib lastega selline arutelu, lapsed juba õpivad tegelikult teadliku mõtlemise tööriista. Et ka siin üks lugu, et kui ma ise sellega tegelema hakkasin, siis mul olid oma pojad, vanem oli 2,5-aastane, noorem oli 1,5-aastane. Ja kui ma siis hakkasin sellisel viisil oma mõtteid ja asju tegema, lapsed olid ju ka seal kogu aeg juures, sest paber oli maas, nemad joonistasid oma asju, mina oma asju. Ja siis nad üks hetk lasteaeda läksid ja küsiti, et Kati, et mis sa seal kodus teed? Ma ei saanud hästi nagu ehmusin ära alguses, aga su lapsed joonistavad teistmoodi, et nad ei joonista nagu sellist ühte pilti, vaid neil on kogu aeg selline kontseptsioon. Mingid teerajad lähevad kuhugi, mingid teeviidad, mingid asjad. Siis ma sain aru, et nad olid märkamatult, eks ju, võtnud seda üle, aga nad tegid seda siis, kui nad tegelikult kasutasid seda mõtlemise ja planeerimise tööriistana. Et praegu ka koolis, kui ikkagi vaja joonistada lille ja liplikat, siis nad ikkagi teevad lille ja liplika, eks ju, ja kasutavad oma joonistamist täpselt nii, nagu nad siis oskavad. Aga jah, et tegelikult juba väga varakust saab laps sellest aru, et on sellised erinevad tehnikad, eks ju. Ja kellel siis on huvi selle, me võime ka nii teha, et meil tuli küsimus. Kas sa tegeled sellega igapäevaselt tööna, kuidas sa alustasid peale kursust? Ja tegelikult mina õppisin seda siis, kui ma töötasin veel noorsootöötajana ja kaasava juhtimise koolitajana ja läksingi sellepärast, et olla oma töös parem ja et olla ka parem ema, et ma tundsin, et ma tahan tuua joonistamist oma ellu, mida mul ei olnud sellisel kujul. Ja kui ma hakkasin siis seda kasutama noortega ja koolitustel, tõesti tegin kõik asjad, hakkasin sellisel viisil tegema, mõnikord isegi õhtul on juba, kell on südaöö ja pisar on veel silmas, et ma olen väsinud, aga nii kange tahtmine oli teha päevakava sellisel viisil, mitte lihtsalt kirjutada, et kell see on kohvipaus, kell see on see ja sellisel viisil.
ja hästi sügavalt ise, see näitaski, et järelikult see on nii suur kirg, et ma olin valmis sinna panema nii palju aega ja energiat. Ja see lihtsalt läks nii kaugele, et hakati küsima, et Katja, et sa teed teistmoodi, tule õpeta meile ka. Ja siis ma alguses ikka natukene olin selles mõttes kinni selles, et kui ma nüüd räägin kõigile, et sa joonistad täpselt nii, nagu sa joonistad, kõik on väga ilus, mida sa teed, siis ma olin ise natuke kinni selles, et aga kui ma ei ole kunstitaustaga ja ikkagi nii ilusti ei joonista, siis kuidas ma seda õpetada võin? Aga tänaseks ma saan aru, et mida rohkem minu õpilased minust paremini joonistavad seal kuskil, seda mõnusam ongi. Nii et pigem on selle taga kõik see hästi suur filosoofia ja selline uuringud ja meie aju ju töötab piltides ja skeemides ja täna me selleni ei jõudnud süveneda. Aga jah, alustasin praktikas ja siis vaikselt sellest võttis üle mu elu. Ja väga tore kuulda, et see on tööriist, millest oled unistanud ja teemegi siis niimoodi, et kuna Tiia oli siis see julge, kes küsimuse küsis ja sellest unistas, siis me annamegi Tiiale selle auhinna ehk siis selle e-kursuse, et ta saab siis oma unistuse täita. Kuidas me teeme, kas Tiia saab mulle äkki siis siia eraldi Messengeri praegu oma meiliaadressi saata? Kas nii on kõige lihtsam, Merit? Ja, ma arvan küll. Sa saad Tiia ja, juba said valida. Kellele ta saadad teate ja juba said. Aga mina nüüd omakorda panen siia ühe, vaatan, kuidas nüüd see siia mul tuleb. Panen teile siia ka ühe sellise, see tuli nüüd tuli Tiia läinud. Näed siis, õpin siin tehnikat. Saadan teile ka ühe lingi. Ma ei tea, kas need, kes järgi vaatavad, ka näevad seda linki? Nad vist näevad. Nüüd me ei näe üldse sind ka, aga tegelikult chatis me muidugi näeme. Ma tegin siis, oota, vaatame. Ma panin video kinni. Nii. Ja. Et kui läheb siis tegelikult kõigile see järelvaatamisele, ma saadan Meritile siis selle lingi, et saavad või Merit, sa saadki siit kopeerida tegelikult, et saavad kõik, kes siis osalesid või seda vaatavad järgi, siis saate seal peal klikkida ja saate sealt siis oma andmeid sisestades ja saate siis ühe sellise valmis tehtud visuaali, mis on märksa nagu juba inforikkam selles mõttes, et kuidas siis päriselt mingit unistust planeerida, seal on siis sellised asjad peale pandud, et kellel on huvi, saab siis ja lisaks on seal siis hea sooduskood ka veebikursuse läbimiseks, et kes nüüd oli kurb, et tema ei võitnud seda loosi, siis on võib-olla siis võimalus sul tulla ja kohtuda veebi kaudu minuga siis sellisel viisil. Ja meie kutsume siis Enesearengu festivalile 24. juulil Haapsalus, et hästi tore, et me seal näeme üsna pea, hoiame pöialt ilma suhtes, et see on just täpselt see temperatuur, mida meie kehad ja meeled tahavad, ilma et me kärssama läheks. Ja siis võtab siis reaalne paber kaasa või märkmik, reaalne pliiats, pastakas, tintekas, midagi ilusat, midagi hingele. Ma olen pikalt kirjutanud ka sulepeaga, aga siis see on natukene, ta nagu ei, ta võib kahjustada saada või siis võib kuidagi tuhmuda. Et sulepea on muidu ka hästi mõnus asi. Ma ise ka sulepeal kirjutan hommikuti oma seda tänulikkuse vihikut, aga seal ongi, et kui ma olen proovinud sulepeaga märkmeid teha, siis käsi võib pihta ka minna ja ta nagu ikkagi see tint natuke tahab nagu kuivada. Harilikuga on ka mõnus teha, aga harilikuga on sama asi, et kui käsi hakkab liiga pihta minema, siis lõpuks on su käsi siit hästi must ja siis ka nagu ta võib laiali minna. Nii et tegelikult tõesti pastakas on väga hea viis, aga kui tunned, et tahaks sellisel viisil nagu katil oli värvi juurde lisatud ja tahaks võtta näiteks veel mingi kollase või enda lemmikvärvi kaasa, millega juurde teha seda ergast, et siis sobib must sellepärast, et siis paistab see värv nagu silma ka. Ja märkmikul pole vahet, kui sul on jooneline märkmik, võta ta kaasa, keera laiupidi ette, teed sinna oma märkmed, nii et ei pea tormama kohe päris uut ostma, vaata, mis kodus on olemas.
aga kui tunned, et tahad nüüd siit inspireerituna, siis muidugi mine vaata ja hangi endale oma enesearengu vihik ja meie siis näeme ka festivalil. Ootan teie sisendit seal siis. Ja suur tänu, Kati, oli selline elumuutev tunnike selles mõttes, et leidsime mingi teise nüansi, kuidas oma mõtlemist visualiseerida või oma visuaali mõtestada. Ja. Aitäh kõikidele, aitäh, Kati ja mõnusat nädalat. Kohtumiseni laupäeval.